Kui olin laps, ei olnud maailm minu jaoks kuigi lahke. Kasvasin üles väikese toa seinte vahel, kus puudus turvatunne ja kus tülid kõlasid tihti vallimini. Raa oli alati kitsas ja isegi kõige lihtsamad unistused tundusid kättesaamatud. Koolis olin vaikne, liiga vaikne, et keegi märkaks, mida ma tegelikult tunnen. Mõnikord tundsin, et olen nähtamatu. Kuid kuskil mu sees põles siiski väike tuli, mis ütles, et see ei saa olla kogu mu elu, et peab olema midagi enamat kui ainult valu ja lootusetu. Aastate möödudes õppisin märkama võimalusi. Üks hea õpetaja uskus minusse, isegi siis, kui mina ise ei julgenud endasse uskuda. Ta ütles, sul on potentsiaali, ära lase oma minevikul ennast määratleda. See lause jäi mu südamesse. Kui sain täisealiseks, hakkasin vaikselt mõistma, et maailm ei ole ainult mustvalge. Mõistsin, et kõik inimesed ei ole halvad, et on olemas hedus, toitus, võimalus kasvada. Alustasin väikeste sammudega, töötasin, õppisin, proovisin uusi asju ega kartnud enam küsida abi. Ma hakkasin endale üles ehittama uut elu kivi haaval, uskudes iga päevaga natuke rohkem, et väärin midagi paremat. Täna tagasi vaadates näen selgelt, kuidas mu raske lapsepõlv õpetas mulle vastupidavust. See õpetas mind võitlema täiskasvanuna. Mõistan, et kogu see valu ei olnud asjata. See muutis mind tugevaks. See andis mulle nälja edu järele. Olen jõudnud nii kaugele, et olen loonud endale karjääri, mida armastan. Mul on sõbrad, kes hoolivad ja võimalused, millest ei julgenud varem isegi unistada. Täna tean, maailm võib olla karm, aga mina olen karmim ja just sellepärast olen võitja. Lõpuks mõistsin, et see elu koos oma kõigi vigade ja võimalustega kuulub mulle ja mina olen see, kes kirjutab selle loo.